Tõesti, mul on suur rõõm näha nii palju rahvast Muhu muuseumi Eemu Veski õue peal. Veski valss on selle lõunatunni nimi sellepärast, et esimene lugu on valsilugu, pärast võib-olla ainult polkad ja tangod ja rokilood, aga täna välja kuulutatud, et mängivad maailma parimad Saaremaa päris ehtsad lõõtsapillimängijad. Et ma ka ei jääks mitte esinemisest ilma, siis võtsin oma plaadi kaasa. Mul ju nii vägevasti selle ehtsa pilliga välja ei tule, et esimese loo valsikese lasen teitel plaadi pealt soojenduseks ja sissejuhatuseks. See peaks olema siis Sõrme lugu, Kena valtser ja mängin mina ja Ling Tõnu ja Siggi Takk Islandil. Tuulikut peetakse Eesti vanimaks tuulikutüübiks. Tuulik toetub tugevale jalale. Enamasti laoti tuuliku jalg paekivist. Tegelikult on paekivist jala sees ka puitosa. Tuuliku jala otsas asub täielikult ümber telje pööratav tuuliku kere. Pukktuulikul on üks paar veskikive. Tuulik on jaotatud enamasti 2 korruseks. Ülemisel korrusel asetsevad liikuvad mehhanismid, veskikivid ja hammasrattad. Esimesele korrusele suunatakse valmis jahu. Pukktuulikud on oma konstruktsioonid ja sisse seadnud primitiivsemad tuulikud kui hiljem levima hakanud Hollandi tüüpi tuuleveskid. Pukktuulikud on Eesti aladel levinud eelkõige saartel ja Lääne-Eestis, kus puudusid looduslikud tingimused vesiveskite ehitamiseks. Muhus on olnud ka mõned Hollandi veskid. Hollandi veski ehk hollandlane on tüvikoonuse kujuga mitmekorruseline ja enamasti puidust või kivist ehitatud tuuleveski. Igal Hollandi tüüpi tuulikul on 2 vastaskülgedel asetsevat ust. Erinevalt pukktuulikust on Hollandi tuulikul vaja pöörata vaid tuuliku pead, mitte kogu veskid. Hollandlastel on tavaliselt 2 või enam paari veskikive. 18. sajandi lõpul oli Muhus iga 300 talu kohta üle 50 veski. 20. sajandi alguseks see arv suurenes aga veelgi. Näiteks siinsamas Linnuse külas oli 20. sajandi algusel 13 talu kohta tervelt 10 veskit. Aitäh! Selline oli siis minu veskivalss mõned aastad tagasi lindistatud. Ain Hannus on meitel siis Tihtla vallast ja Haeskast Jahvist. Ja kui ta ühe loo ära teeb, siis ma loen ta tiitleid ka natuke ette.
Ain Annus tervitas kõiki 57 kohale tulnud külastajat ja meeldetuletuseks veskisse sisse võib ka minna, kes istuda ja seista ei jaksa. Suupisted võib ka ulgem osta, ärge häbenege, need on söödavad ja kuulega vist on nõnda, et see mikrofon vist, oota, ma võtta korra oma kätte. Sest tiitlite lugemiseks see peab valjusti kostma. Aga ma valisin ainult mõne üksiku välja, 2 viimase aasta tiitlid ei jõudnud enam kirja panna, et 2006 on Ain Annus mänginud väga kenad rahvamuusikat Märuli filmis Ruudi. Või oli see lastefilm? Igatahes kena film oli. Ja seal ta oli mitmes kohas. Nii 2007. Hõbemedal täiskasvanute kategoorias Võru folkloorifestivalil. No võistumängimus. Vaat sööke värk. 2010 on saanud hirmus kõrge kategooria rahvamuusika alal. Aga 11-12, mis sa veel sai? Need nii tavalised, need kõrgemad kohad, et praegu ei tule rohkem meelde. Mulle täname väga. Tahad sa kohe teist lugu ka teha? Jah. Sobib. Ja võib pikali ka visata, meil on värsket niidetud, kõik on desinfitseeritud, nõnda, et ärge häbenege, visake külili. Poogitõrje tehtud, vaba teigaks.
Nüüd on pisike ette ja taha tänamise koht, et jälle see veskivalsi nimeline asi kenasti jälle pihta sai hakata. Kõigepealt tänusõnad veskimehele Jüri Lingule, kes selle aparaadi siia üldse mitukümmend aastat tagasi ehitas. Võib plaksutada täitsa kohe. Aitäh, Jüri! Poleks seda veskit tehtud, oleks siia võib-olla üle pea pilliroog kasvaks näituseks. Siis konkreetsemalt olin ma ka natuke tubli, aga ma tahtsin hoopis rääkida seda, et meitel on siin uued pastroikad ehk ehitused. Kohe võivad suured ja väikesed kiikuma hakata, see on kogu saeveskimeeste kätetöö, sööke kena pisike tuttuus kiik. Siis, et kariloomad ja autod veski alla täpselt muru peale ei sõidaks, koguva mehed saeveskist tegid need tuttuued puruvanast koitan materjalist piirdeaiad, nõnda et tublid mehed sammad. Põõsaste taga on euronõuetele vastav jälle see kõige tähtsam asutus. Et julgelt sinna ei pea eraldi raha sisse panema, uks läheb ilma rahata lahti. Nõnda, et see on selline soristamise koht. Siis tahan kiita veel Mati Tamm, tubli majandusmees, käis siin mitmel korral muru niitmas ja kõristamas massinatega. Käokinga nimeline firma nägi hirmsat vatti kaitsekraavidelt võsa ja pilliroo maha saagimisega. Et jälle veskil peab tuul ligi tulema, sellepärast võtsime võsa maha. Järgneb kaitsekraavide kaevamine, aga see selle teise ürituse teema. Nõnda, oota, kas enam vähem? Vabatahtlikud on meitel täna siin. Liia seal, lehvitan sulle, aitäh puhkuse ajast korra vabatahtlikult tulemast, müüpileetteid. Siis Marja-Liis ja Siim aitasid selle hirmsa rogina siia üles panna, et äkist hakkab sadama rahet jälle nagu üks päev oli. Ingram ja Kalev Raidje on toonud siia ülimaitsvat jaanalinnu krokodilli ja šokolaadisuubistet, alkoholivaba kohvi. Siis on vaadata veel ka jänkud ja koerad või on need müügis? Täna on avatud loomaaed, küsige, kas on piletit ka veel vaja, aga tõepoolest jah, et pannid võib tühjaks osta. Nõnda, siis on väike kiitmise koht, ütelge siis, kui keegi kiitmata jäi, muidugi publikut täname pärast poole. Sulev Mägi on see mees, kes istub siis järgmine koht edasi ja tema on siis jälle Leisivald ja ütle nüüd ma jälle Lõpi küla. Nii, Lõpi külast, Sulev Mägi, ma loen mõne asja ette ja siis võid mängima hakata, et palume tal mängida. Nimelt mõni aasta tagasi, aastal 2000, käis ka Võru folkloori festivalil võistu mängimisel, sai teise koha täiskasvanute kategoorias. 2001 läks ta sinna samasse korra jälle vaatama, sai esimese koha, aga juba ässade klassis. Nii, läks korra veel 2002, juhtus äkist teine koht ässade klassist tulema. Nii, 2003 mõttest läheb korra, vaatab veel, kas on kõvemaid mehi. Üks oli kõvem, teine koht ässade klassis jälle. Ja 2006, siis ta ei viitsinud väga ooksalt mängida, sai ta 3. koha ässade klassis. Jätab siin praegu pooleli. Et jah, Sulev Mägi on välja andnud. Kuule, ma ütlen ära, et sul on CD Saaremaa rahvamuusikud, vol 1, Sulev Mägi. Pärast ütlen, mis veel on. Nii, et palume sult kahte lugu. Mina tahaks natuke rääkida pillist ka, et kelle pillil ma mängin. See on Tartu mehe Karl Nammi 79. aasta tehtud pill ja see oli nüüd viimane pill, mis Namm oli teinud. Tähendab, ta vist sai õnnetu tukku, uppus just ära, ei teagi täpselt seda. Ja minul õnnestus ta siis tema pill saada. Ja mängin ka, et ka neid vanemaid lugusid, uus ei ole õppinud, vana rasva peal. Pea juba enam ei võta kinni, unustad, ei teagi, tule meelde, mis mänged ja need asjad tulevad ette juba. Ja hakatusest mängin siis valsiloo. Sõrmed on praegu külmad ja kanged. Siis rahulikuma loo mängida.
ja mängin siis, see lugu on kuultud ka Saaremaal löötsamängijat Paaskivi Juhanelt, üks valssi lugu. Proovin nii, kui ta mängib. Kuule, ma teen ühe pisikese mikrofoni. Kas see aparaat ka? Kuule, ma loen ikka kohad lõpuni, muidu jääb natukese nagu väheks. Jah, ja 2007 käis ta Võru folkloorifestivalil teist kohta ässade hulgas ära võtmas. Ühe aasta puhkas, 2009 sai 3. koha ässade klassis. 2010 andis kõrge vabariiklik folkloorikomisjon talle hirmus kõrge kategooria. 2012 3. koht ässade klassis Võru folkloorifestivalil. Enamasti need on kõik August Teppule pühendatud võistu mängimised. Siis on ta salvestanud veel CD-plaadi Saaremaa rahvamuusikut 2, Sulev Mägi, Eesti kuld ja Eesti süda plaadi peal, lõõtspilli lood, nõnda mulle kirjutati. Lisaks on tal lugusid veel paljudes kogumikplaatides. Vot siuke värk. Ja teiseks teeme siis ikka ühe polkaloo.